Leidsin mahajäetud panipaiga, mis on täis siia surema jäetud loomi. Minu missioon on uurida kriike, et päästa iga siia hüljatud loom. See ei ole lihtne, sest panipaiga eelmine omanik peitis sinna oma haruldase ja surmava loomakogu, et keegi seda ei leiaks. Kuid viimasel ajal ei ole ta suutnud kõiki neid loomi ülal pidada, nii et ta müüs selle mulle. Jah, ma ostsin selle. Arvestades siinsete puuride hulka võib siin olla 100 loomi, kes vajavad abi. Nii et ma alustasin kiiresti oma otsingut ja ei läinud kaua, enne kui ma midagi leidsin. Oh, vaadake seda, poisid! Siin on nagu mingi vana linnupuur või midagi sellist. See on sõna otseses mõttes kaetud välja heitega. See on nii rõve. Praegu tundub see mulle üsna tühi. Seal on väike karp, milles võib midagi olla. Nii et ma avasin aeglaselt puuri ja kui ma karbi üles tõssin, kuulsin ma midagi liikumas. Kas sa kuuled seda, Helen? Olen üsna kindel, et siin on midagi. Olen päris närvis. Hakkame pihta ja teeme selle lahti. 3, 2, 1. Oh jumal, mis see on? On see hiir või rott? Ära ütle, et see on rott. Oota. Ma ei usu. Vaata seda. Tal on koheva sabaga nagu oraval. Oota, kas see on orav? See pole võimalik. Kui see on orav, on see väikseim, mida ma näinud. Nüüd, kui olen kindel, et see pole rott, proovin selle üles võtta. Tule siia, väike tegelane, me püüame sind päästa. Nii, sain ta kätte. Palun, ära hammusta mind. Oh, issand, vaadake seda, poisid. Ta on väga armas. Olen üsna kindel, et see on orav ja kõige väiksem, mida ma näinud olen. Vaadake tema väikest nägu seal. See võib olema kõige armsam loom, kelle me kunagi leidnud oleme. Kirjutage kommentaaridesse, mis te arvate, mis loom see on. Kui see on esimene loom, kelle me mahajäetud panipaigast leidsime, ei kujuta me ette, mis siin veel olla võiks. Ta hammustas mind. See polnud kena, kuid miski ei valmistanud mind ette nende loomadeks, kellel lõpuks leidsime. Videos räägin selle planeedi haruldastest ja surma vaimatest olenditest, kelle aeg hakkab otsa saama. Nii et ma panin orava anumasse ja jätkasin edasi. Järgmisena oli veel üks lagunenud aidik, milles oli midagi pöörast. Oh issand, ma vist näen midagi. Kas see on see, mis ma arvan? Tule siia, sõber, päästame sind! Kuula teda, ta teeb hääli! Sain ta kätte! See pole võimalik. Arvan, et see on punasilmne krokodilliskink, mis on üsna haruldane. Me oleme neid kanalil leidnud vaid mõne. Paljud inimesed ütlevad, et nad näevad välja nagu päris draakonid ja ausalt öeldes pean ma nõustuma. Vaata neid soomuseid tema kehal. Need ei paista isegi tõelised. Usu või mitte, need sisalikud maksavad umbes $200. Kuigi see on palju, pole see siin kõige kallim loom. Olgu, härra draakon, paneme su konteinerisse. Kirjutage kommentaaridesse, mis nime talle panna. See on ilmselt kõige pöörasem sisalik, mille leidnud oleme. Meil on veel palju puure uurida. Lähme edasi. Järgmisena oli salapärane puur kirjaga ära ava, mis muutis selle veel ahvatlevamaks avada. See polnud hea mõte. Oh, Helen, seal sees on tarantel. Kas sa näed? See asi on hiiglaslik. See peab olema kõige suurem, mida ma kunagi näinud olen. Ma arvan, et see on Goliati linnutoiduline tarantel, mis on maailma suurim liik. Neil on suured mürgised kihvad, seega pean vältima hammustust, muidu satun haiglasse. Otsustasin igaks juhuks kindad kätte panna. Aga kuna tarantli kihvad on nii suured, on võimalus, et kindad ei pruugi hammustust peatada. Tule siia, sõber, me lihtsalt püüame sind päästa. Oh, issand, palun ära hammusta mind. Ta üritab praegu oma karvu meie peale piustada. Oh, ei te kõik. Kui tarantlid tunnevad end ohustatuna, viskavad nad karbu sinu peale, mis teeb sind sügelevaks. Olen nende karvadega varem pihta saanud. See pole lõbus. Oota, arvan, et saime ta kätte. Oh, issand, see on mu käe peal. Oh, mida ma teen? Mida ma teen? Oh, jumal küll. Oh, jumal. Helen, mida ma teen? See asi on suurem kui arvasin. Mu käsi on kinni. Ma ei tea, mida teha. Teie, kutid. Üks vale liigutus ja ta võid kohe mu käsivarrele joosta ja hammustada. Ma ei mõelnud seda läbi. Okei, ta ei ole rahul. Teie, kutid. Pole hea. Nüüd näete, miks neid nimetatakse Goliati linnutoidulisteks tarantliteks. Nad on nii suured, et söövad isegi linde. See on vist kõige hirmutavam, mida olen teinud. Ta viskab mulle karvu. Oh, see on mu näol. Oh, see on nii halb. Õnneks suutsin ta sellesse väikesesse anumasse saada ilma hammustada saamata. Otse selle puuri all oli veel paar aidikut, veelgi hirmu äratavamate loomadega. Helen, vaata, seal on madu.
Te teete nalja, see on madu! Leidsime just mu pea suuruse ämbliku ja nüüd Mao. Peame ta ikkagi päästma. Tule siia, sõber. Issand, ma ei tea, mis madu see on. Loodan, et see pole ohtlik. Sain ta kätte. Okei, seal ta on. Lähemalt vaadates tundub, et see on ninaküüru Mao nimega madu, mis on õnneks täiesti ohutu. Nad sobivad hästi lemmikloomaks. Vaata, kui armastan. Bobby, millest sa räägid? Siin on ju kirjas, et ta on mürgine. Köös? Millest sa räägid? Oi, see pole hea. Okei, paneme tanumasse. Issand. Jah, ma vaatasin järele. Ja nad on mürgised! Nii et see oli napikas, aga see polnud veel midagi. Hiljem videos näeme kanali suurimaid ja agressiivsemaid maosid, keda oleme leidnud. Poisid, sellel riiulil on veel üks konteiner. Sellel pole märget mürgisuse kohta. See on vist hea. Vaatame, mis sees on. Olen närvis. Helen, mis see on? Vaata! Ma arvan, et leidsime just krabi! Ma ei oodanud seda, poisid. Me leidsime just selle, mida nimetatakse Halloweeni krabiks, mis on nii naljakas, sest me filmime seda sõna otseses mõttes Halloweenil. Nad saavad selle nime, kuna neil on keha peal erksad lillad ja oranžid värvid. Aga nii ägedad, kui nad ka välja ei näe, siis sa ei taha nende käest näpistada saada, sest neil on tohutult suured sõrad. Nii et me võtame ta ettevaatlikult tagantpoolt üles, kus ta mind näpistada ei saa. Nii, sain ta kätte. Issand, see on nii hirmus. Issand, ta näpistas mind. Issand. Okei, selgub, et ta saab mind ikka näpistada. Isegi kui ma võtan tal kupla tagant kinni, proovime teda hoopis sõradest kinni võtta. Saimegi! See on hull! Leidsime oravaid, madusid, sisalikke, ämblikke ja nüüd ka krabi. Ei kujuta ette, mis veel siin elab. Panin krabi anumasse ja liikusin edasi. Taskulambiga ringi valgustades sattusin millegi hullumeelse peale. Pole võimalik, kutid! Kas see on skorpion? Miks see helendab? Ma lihtsalt valgustasin seda erilist sinist valgust ringi. Sest kui sa ei teadnud, siis mõned loomad tõesti helendavad pimedas. See on lihtsalt nii lahe. Näe, pane tuli korraks kinni. Kui lülitame sinise valguse sisse ja tuleme siia, näed, kuidas see helendab. Issand! See on nüüd kõrbekarvane skorpion ja nad on tegelikult üks maailma suurimaid skorpioni liike. Neil on ka väga suured astlad, nii et peame neid käsitsedes olema väga ettevaatlikud. Mul on jälle maokindad käes. Kiire küsimus. Miks siin on alligaatori pea? See pole õõvastav. Hakkame pihta. Ma püüan ta kinni. Oota, ta ronis mu kinda peale. See oli lihtne. Vaata teda. Ta helendab. See on üks hirmu äratavamaid olendeid, kelle me leidnud oleme. Aga mida rohkem me seda panivaika uurime, seda pöörasemaks need loomad lähevad. Panin skorpiooni anumasse ja liikusin järgmise puuri juurde, kus märkasin kohe midagi. Issand, kas see on veel üks madu? Sa teed nalja. Selle panipaiga eelmine omanik ei öelnud mulle, et see on madusid täis. Tõenäoliselt sellepärast, et ma poleks seda ostnud. Aga erinevalt kärssinast maost ei tea ma üldse, mis liik see on, nii et ma ilmselt ei peaks seda puutuma, eks. Olgu, ma võtan selle väga aeglaselt üles. Nii, hakkame pihta rahulikult ja ettevaatlikult. Nii, sain ta kätte. Nüüd hirmutav on, et maod tunnevad hirmu lõhna. Praegu olen kindlasti hirmul. Issand. See näeb välja nagu roheline rottmadu ja ma loodan, et ongi. Sest nad ei ole mürgised. Ja ma olen seekord tõsine. Ma tean kindlalt, et nad ei ole mürgised, erinevalt kärsninast. Tõeliselt huvitav on, et need maod söövad ämblikke ja usse, mitte rotte, nagu võiks arvata. Ma tahaksin seda siiski ise järele proovida, sest kuigi internetis nii väidetakse, ei usu ma, et madu sööb usse. See on naeruväärne. Läksin, leidsin ussi ja pärast selle mina ettepanemist juhtus see. Ma arvan, et ta ei taha ussi süüa. Mul oli õigus, maod ei söö usse. Müüt purustatud. Aga tegelikult, ma ei tea. Võib-olla on mul vale uss või midagi sellist, sest internetis olen näinud videoid, nad söövad usse. Nii et jah, mul pole aimugi. Jätkasin terraariumite uurimist, kuid mõned olid tühjad. See oli kahtlane, sest mis iganes seal sees oli, võis olla põgenenud. Järgmist avades märkasin seda. Issand, Helen, siin on veel sisalikke. Keegi ei põgenenud. Tulge tagasi. Ma arvan, et neid on 2. See oli hullumeelne. Need näevad välja nagu need gekod, kes kasvavad hiiglaslikuks. Ma räägin umbes mu käsivarre suuruseks. Ma arvan, et neid kutsutakse liichi või leche gekod, kuid ma ei tea kindlalt. Kui tead, kirjuta kommentaaridesse. Nad näevad välja nagu väikesed beebid. Usalda mind, nad kasvavad palju suuremaks kui see. Ja jah, nad maksavad palju raha.
mõned maksavad $1000, nii et see on kindlasti hea leid. Need gekod on nii haruldased. Nüüd, kui see oli juba hullumeelne, siis see, mis ma järgmisena leidsin, oli kuidagi veelgi pöörasem. Helen, vaata sinna! Midagi liigub tagaosas. Kas see on teine gekoliik? Tule siia, sõber! Me lihtsalt püüame sind päästa! Uskumatu, vaata, see on jälle geko. Seda kutsutakse lehtsabagekkoks, sest nende saba näeb välja nagu leht. See aitab neil looduses maskeeruda ja tõesti töötab, sest alguses ma ei näinud teda. Miks ta suu lahti on? Ma arvan, et ta pole rahul. Panime ta ettevaatlikult anumasse ja jätkasime otsimist. Oh, issand, Helen, ma näen veel üht väiksemat sisalikku. Vaatame, kas saame ta kätte. Ta üritab mind hammustada. Oh, issand, ma sain ta kätte. Ma ei suuda uskuda, et püüdsin ta kinni. See on hullumeelne. Olen üsna kindel, et see on Jeesuse sisalik. Need tegelased on lahedad, sest jooksevad ülipikkade jalgadega vee peal. Väga ägedad sisalikud. Ja ma ei usu, et me oleksime kunagi varem ühte leidnud. Ma ei oodanud seda üldse. Nüüd. Siiani oleme me selles mahajäetud laoruumis päästnud nii palju erinevaid loomi. Siin on veel palju puure ja edikuid uurida. Oh, issand. Ma ei arvanud, et päästeoperatsioon on nii raske. Siin võib olla veel 100 loomi. Mis see on? Maapinnal on suur paak ja sellel maod. See pole hea. Jah, nagu te võite arvata, siis ma ei tahtnud seda aedikut üldse avada. Mis seal sees ka poleks? See on suur. Kuid jätan selle viimaseks. Vaadake video lõpuni, et teada saada, mis see on. Siin on suur akvaarium. Vaatame, mis seal sees on. Oota, see on kilpkonn. Vaata teda! Mis sa teed, sõber? Tule siia, me tulime sind päästma. Ma ei suuda seda uskuda. Ma ei oodanud, et seal sees on kilpkonn. Nüüd ei ole mul õrna aimugi, mis tüüpi kilpkonn see on, aga ma arvan, et ta elab vees. See akvaarium on täiesti tühi. Panipaik on nii kaua hüljatud, et vesi on ära kuivanud. See ei ole hea, sest kui siin on veel veeloomi, pole neil ilmselt palju aega jäänud. Õnneks oli kilpkonn elus. Panime ta kiiresti värske veega ämbrisse ja jätkasime teed. Olgu, järgmine asi. Meil on siin hiiglaslik riiul täis aedikuid, aga ma ei taha neid avada. Ja seda sellepärast, et ma olen üsna kindel, et need on täis madusid. Põhjus, miks ma seda ütlen, on see, et ma kuulen neid siin sees sisistamas. Oh issand, see ei ole hea. Aga nii hirmus kui see ka oli, pidin ma päästma iga looma, kes siin sees oli. Seisin hirmudele vastu ja avasin esimese puuri. Seal ongi madu. Mul oli õigus. Kas peaksin ta kinni võtma? See on hirmus. Tule siia, sõber. Sain ta kätte. Rahune. Me lihtsalt püüame sind päästa. Ma arvan, et see on maisimadu, teate, ja nad on täiesti ohutud, ma arvan. Ausalt öeldes ei ole ma kindel. Ta tunneb mu hirmu. See ei ole hea mõte. Oh, issand. Helen. Mida teha? Ta ronib mu varrukasse. On särgi sees. Tule välja. Oh, hammustab mind. Valmis. See ei olnud kena ega hea madu. Paneme ta kohe anumasse. Lootsin väga, et madusid poleks kõigis neis puurides. Pärast paljude puuride kontrollimist leidsin vaid madusid. Oh ei, veel üks madu. Helen, vaata seda. Oh, ta on punane ja must. Kas see pole halb? Kas ta pole mürgine? Tule, sõber, me tahame sind aidata. Oh, issand. Nii, saime ta kätte. Oh, ta pissib mu peale. Miks sa teed nii? Ta hammustas mind. Kuna mind just hammustas madu, mida pidasin mürgiseks korallmaoks, arvasin, et suren kohe. Õnneks oli see vaid ohutu piimamadu. Sama ei kehti aga mõnede teiste madude kohta, keda hiljem videos näeme. Aga praegu panin selle tüübi anumasse ja liikusin edasi. Siis leidsin seni kõige haruldasema mao. Oh, suur madu, vaata seda. Helen, oota hetk, kas sa näed seda? See madu on lausa lilla. See pole võimalik. Ma pole kunagi näinud lillat madu. Ta on hiiglaslik. See on suurim madu, mille me seni leidnud oleme. Ma ei usu seda, ta on tõesti lilla. Kas ta kasvatas siin mutantmaosid? Hullumeelne, jah. Tuleb välja, et lillad maad on olemas, kuid neid on väga raske leida. Ma ei ole siiski 100% kindel, mis liiki see madu on. Kui sa tead, siis kirjuta kommentaaridesse. Kuna liik oli tundmatu, ei hoidnud ma teda käes, vaid panin anumasse. Vau, Quickied, see on lahe. Olen nüüd elevil ka ülejäänud terraariumide avamise pärast.
kui see tüüp oli seal, kujutage ette, mis maosid veel leiame. Avasingi järjest rohkem anumaid. mõned neist olid täiesti tühjad, sees vaid maonahk. aga kui ma järgmise avasin, märkasin seal sees midagi. Oh, issand, Helen, vaata selle mao suurust. See on tohutu. Oh, issand. Tere, sõber, kas ta elab? Jah, kindlasti, ta liigub. Oh, ma arvan, et ta sisiseb mu peale. Kas sa kuuled seda? Ta tõesti sisiseb. Okei, ma ei usu, et ta väga sõbralik on. Ma panen need mao kindad uuesti kätte. Kindad käes sain ma mao turvaliselt kätte ja ta oli isegi suurem, kui ma arvasin. See asi on nii raske, te ei kujuta ette, püha taevas! Olen nüüd üsna kindel, et see on punasabapoa, kes on väga agressiivne. Oleme neid ka varem sellel kanalil leidnud. Ja ütleme nii, et see ei läinud eriti hästi. Nii et jah, ma olen kindlasti natuke hirmul, kui teda käes hoian. Ta tundub rahulik, aga paistab küll, et ta tahab mind praegu hammustada. Palun ära tee seda! Oh jumal, paneme ta anumasse. Lase lahti. Tehtud! See oli pingeline, kutid. Olen veidi närvis, sest kui see hiiglaslik madu oli väikeses vannis, siis kujutage ette, mis võib olla suures akvaariumis. Enne peame veel mitu puuri üle vaatama. Lähme edasi. Avades järgmise vanni, tundus see algul tühi, kuid lähemal vaatusel märkasin liikumist. Oh, mis see on, Helen? Ilmselt jälle mingi madu, sest siin puurides ongi neid, ma arvan. Vaatame, mis liiki see on. Oh, issand. Ei, ta üritab põgeneda. Tule tagasi siia. Vaadake seda, kutid. See meenutab maisimadu, mille varem leidsime, aga see on täiesti valge. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. Ma ei tea, kas see muudab ta haruldaseks. Kui teate, mis madu see on, kommenteerige all. Ta on väga ilus. Oh, issand. Kuna madu oli üsna rahulik, otsustasin lasta tal enda peal ringi roomata. Riiulil oli veel mõned kastid madudega, seega peame kiirustama. Seal on veel üks madu. Vaata! Helen, ta on äkiline. Rahune maha. Mis toimub? See pole hea mõte, kutid. Oh, hei, nüüd olen ma üsna kindel. See siin on albiino kuningmadu ja mis nende puhul tõesti huvitav on see, et nad on tuntud selle poolest, et söövad teisi madusid. Oota, okei, me peaksime ta ilmselt sellest eemale hoidma. See ei oleks hea. Vaata seda, Helen. Ta raputab praegu oma saba. Ta käitub nagu kõristik madu. Ma arvan, et ta pole rahul. See on hullumeelne. Ta üritab end kõristikmaduna maskeerida, et mind hirmutada, aga see ei toimi. Ma tean, et sa pole kõristikmadu. Ta hirmutab mind siiski natuke, nii et paneme ta lihtsalt anumasse. Õnneks sain mõlemad maod anumatesse ilma hammustuseta. Pärast seda leidsin veel mõned tühjad terraariumid. Ausalt öeldes arvasin juba, et olime kõik maod päästnud, kuid siiski oli veel üks. See oli seni kõige ohtlikum madu. Oota. Oh ei! Ma näen madu läbi prao. Vaata! See asi on hiiglaslik ja näeb justkui mürgine välja. Sa tead ju, kuidas mürgised maod välja näevad. See näeb selline välja. Okei, ma tõmban selle välja ja loodan, et ta pole agressiivne. Kus ta pea on? Ma ei näe ta pead. Ta on praegu täiesti paanikas. Ma ei tea, mida teha. Kas ma lihtsalt haaran ta kinni? Ma ei tea, kas ta mürgine või mitte. Mul on ta saba. Mul on ta saba. Kus on maokindaad? Ma ei tea isegi, kus maokindaad on. See on nii halb. Nii, sain ta kätte. Kuulge, meil on siin probleem. Ma pean ta pea tagant kinni haarama. Oh ei, ta põgeneb. Vaata, kui pikk see madu on. Ma ei näe isegi ta pead. Oh ei, ta jookseb minema. Tule tagasi, seal on ta pea. Helen, pean ta kinni haarama. Olen valmis. Proovin nüüd. 3, 2, 1. Sain ta kätte, Helen. See oli napikas. Ta oleks mind peaaegu hammustanud. Oleks olnud väga halb. See oli raske. Nüüd peame ta lahti harutama. Kuulge, see madu on täiesti hiiglaslik. Püha taevas. See on vist kõige suurem madu, mida ma kunagi näinud olen. Nojah, arvatavasti. Kommenteerige allpool, mis madu see on. Loodan, et see pole mürgine. Lõpuks sain mao konteinerisse, kuigi see võttis aega. Ja õnneks oli see viimane terraarium mao riiulil. Aga põrandal oli veel see suur anum, kus sees oli koletu madu. Nii et jah, ma ei oota seda just rõõmuga, aga praegu liikusime järgmise terraariumi juurde, kus ma leidsin midagi täiesti ootamatut. Oi ei, olen üsna kindel, et siin on surnud konn. Ma kartsin, et nii juhtub. See panipaik on nii kaua hüljatud olnud. Olin mures, et paljud loomad on surnud, kuid õnneks on kõik siiani elus. Tundub, et selle tüübi jaoks jõudsime hilja. Oh ei, ta liigub ja on elus.
miks sa välja nägid nagu surnud? see on hullumeelne. ma ei tea, mis konn või kärnkonn see on, aga ta on väga vastik. tal on soolatükad üle keha. ma ei peaks teda hoidma, võin haiguse saada. aga noh, isegi kui see konn on ülimalt rõve, peame tegema, mis vaja, et kõik need loomad päästa. nii et lähme edasi. oi, siin on veel üks lahtine aidik. loodan, et sees olnud pole ära jooksnud. see ei oleks hea. järgmisena selles mahajäetud laoruumis oli üks salapärane kast ja kui ma selle avasin, tegin šokeeriva avastuse. Pole võimalik, Helen. see on uus Bass Fishing Productions merch. Uskumatu. Kindlasti seni parim leid. Tegin nalja. Tahtsime tutvustada uut kaupa. 2 uut disaini. Meil on Prairie Dogi särk ja meil on ka Kameleoni särk lisaks täiesti uued kleepsupakid. Nii et kindlasti minge ja hankige endale uut kaupa. Veelgi olulisem. Lähen Whatnot rakenduses otseülekandesse 28. novembril kell 19. Idaaraniku standardaja järgi. Hakkan oksjonil müüma eksklusiivseid allkirjastatud mütse, särke ja varustus, mida olen videotes kasutanud. Eriti lahe on see, et kõik toimub minu uues loomalaos. Whatnot on väga lahe rakendus, kus saad osta ja müüa igasuguseid esemeid otse oma telefonist reaalajas. Mustal reedel tuleb nende seni suurim päev paljude hämmastavate pakkumistega. Kasuta kirjelduses olevat minu linki või skaneeri seda QR-koodi, et saada esimeselt ostult $15 soodustust. Jälgi kindlasti minu Whatnoti kontot Bass Fishing Productions. Kleepsa otseülekandel, salvesta ja lülita teavitused sisse, et mitte ilma jääda. Kohtume teiega 28. novembril kell 19 Idaranniku standardaja järgi. Jätkame mahajäetud laoruumi uurimist, et vaadata, keda veel päästa saame. Oota, tule siia alla. Ma kuulen, et siin sees miski liigub. Mis iganes see ka poleks, see on suur. Oh jumal. Vau, vaata neid sisalikke. Helen, siin on 2 hiigelsuurt sisalikku. Nad lähevad paanikasse, rahunege. Proovime nad kätte saada. Saimegi! Kena. Tere, sõber. Proovime teise kätte saada. Oh, issand, miks sa seda tegid? Tule siia. Issake, tal on väga teravad küünised. Oh, see on halb idee, kutid. Nad kaevuvad praegu mu sõrmedesse. Aga see on hullumeelne. Ma pole neid sisalikke varem näinud. Nii et kommenteerige allpool, kui teate, mis liiki nad on. Aga nad näevad väga lahedad välja. Vaadake nende värve. Nad on punased ja kollased ning meenutavad päris dinosauruseid. Panin nad anumasse ja jätkasin. Ja pärast seda hakkasid asjad edenema. Ma leidsin loomi igalt poolt. Uskumatu, Helen, vaata seda. Siin on väike habeakaam. Mis toimub, sõber? See on lahe. Habeakaamid on mu lemmiksisalikud. Ja noh, sellega see ei piirdunud, sest kohe pärast seda leidsin veel 2. See tähendab, et me leidsime kokku 3 habeakaami. Järgmises konteineris leidsin midagi veelgi pöörasemat. Siin sees on mingi putukas, aga see on tohutu. Oh, ta just kakas igale poole. Kas sa said selle peale? See on nii rõve. Selgus, et see oli hiiglaslik Aafrika tuhatjalgne. Maailma suurim tuhatjalgsete liik. Ta ei olnud üksi. Oota, siin on veel üks. Tulge siia, sõber. Proovime sind päästa, kuigi ma ei taha sind puudutada. Vaata, meil on 2 suurt Aafrika tuhatjalga. Need on suurimad, mida ma näinud olen. Oh, issand. Ta just kakas mu sõrmedele. See on mastik. Miks sa seda teed? Peale kaka on see tunne imelik. Kõik need väikesed jalad roomavad mu peal. See on hullumeelne. Issand jumal. Kuigi need asjad on äärmiselt plastikud ja väga õõvastavad, on nad tegelikult täiesti ohutud ja neist saavad väga head lemmikloomad. Erinevalt nende sugulastest, 100-jalgsetest, kes on mürgised ja võivad sind tegelikult tappa. Nii et jah, ma lihtsalt loodan, et me ei leia ühtegi neist. Panin 1000 jalgsed anomasse ja jätkasin uurimist. Kohe pärast seda leidsin selle. Kas see on kilpkonn? Vaata, Helen. On, aga see on palju väiksem ja hoopis teistsugune kui esimene leitud. Kindlasti teine liik. Vaata neid täppe tema peal. Nii lahe. Kirjutage kommentaaridesse. Kui tead, mis kilpkonn see on, siis ma arvan, et see on India täpiline kilpkonn. Nad on üsna haruldased, nii et see on hea leid. Olen õnnelik, et me ta sealt välja saime, sest vesi on rõve. Panin ta värske veega anumasse ja liikusin edasi. Järgmised paar aedikut olid tühjad. Kuulsin äkki midagi liikumas. Arvan, et siin liigub midagi, kutid. See teeb mind närviliseks. Nüüd avan selle. 3, 2, 1.
tere, ma ei näe midagi. Oh, seal on madu. Sa teed vist nalja. Arvasin, et meie ja madude vahel on kõik läbi. See on hiiglaslik. Palun ole sõbralik, tahame sind vaid päästa. Võimatu. Vaadake selle mao suurust. See sisiseb ega ole rahul. Usun, et see on kuningpüüton, mis on tavaliselt rahulik. Ma ei usu, et teda on kaua toidetud, nii et ta võib arvata, et ma olen toit. Oh ei. Õnneks sain püütoni maakoti ilma hammustuseta, kuid see polnud veel kõik. Järgmises puuris kohtasin taas teist madu, mille liiki ma ei tea. Pean olema ettevaatlikud ja veenduma, et ta mind ei hammusta, sest ma ei tea, kas ta on mürgine. Tule siia, kõik on korras. Oh jumal, lõpeta nüüd. Rahune maha. Me lihtsalt püüame sind päästa. Nii, näed, kõik on korras. Me oleme sõbrad. See on hullumeelne. Olen kaotanud arvu, mitu madu oleme leidnud. Neid on lihtsalt liiga palju. Ma mõtlen, mida ma peaksin kõigiga nendega peale hakkama. Mu maja saab nüüd madusid täis. Õnneks tundsin selle ära kui kuning mao ja olin veidi kergendunud, et see polnud mürgine. Meil on endiselt see suur paak maas koos maoga, mille avame video lõpus. Aga praegu liikusin edasi ja sattusin millegi täiesti ootamatu peale. Oh, vaata seda! Siin on nagu väike kilpkonn. Oh ei, ta põgeneb! Oota, arvan, et see on hammaskilpkonn. Pean olema ettevaatlik, isegi kui ta on beebi. Hammaskilpkonnal on väga tugev hammustus, seega sa ei taha, et ta sind hammustaks. Tuleb haarata neid algkilbi juurest, siis nad ei saa ümber pöörata ega hammustada. Oh issand, vaata ta suud, nii vihane! Miks sa vihane oled? Me päästsime su. Okei, tead mis? Las pane enda ämbrisse, kui midagi juhtub. Kuigi näksiv kilpkonn mind ei hammustanud, pean siiski ettevaatlik olema. Sest järgmisena leitud loom hammustab veel tugevamalt. Oh jumal, kas see on see, mida ma arvan? On või? See näeb välja nagu Toke Gecko, Helen. Toke Geckol on maailma tugevaim gekkode hammustus. Ja lisaks sellele on nad äärmiselt kiired ja väga agressiivsed. Nii et jah, teda pole lihtne kinni püüda. Olgu, ma proovin. 3, 2, 1, valmis! Sain ta kätte, aga ta hammustas mind. Ta võitleb minuga. Lase mind lahti, palun. Ai, see teeb haiget. See pole nali. Ütlesin, et neil on tugevaim hammustus kõigist gekkodest. Ai, kui ta mind lahti ei lase, palun. Ta ripub mu pöidla küljes ja hammustab valusamalt. Lõpeta! Istusin 5 minutit, püüdes Toke Geckot lahti laskma panna. Proovisin kõike, suu lahti kangutamisest ootamiseni, aga miski ei aidanud. Aga siis tuli mul üks mõte. Ma nägin seda nippi internetis. Kui valad vett hammustava sisaliku peale, laseb ta tavaliselt lahti. Proovime, lase lahti. Oh, vau, mis nüüd? Oh, ta lasi lahti. Oh, issand. Nii, nüüd sain ta kätte. Oh, see tegi nii kuradi haiget. Väga valus. Vaata seda. Ta hammustas mu pöidlasse täiesti sisse. Ma veritsen. Oh, see pole üldse hea. Aga näed, saime ta kätte. See töötas. Kui sisalik ei lase hammustades lahti, vala talle vett peale, isegi kui hammustus teeb haiget ja veritseb. Need gekkod on väga lahedad. Jalad meenutavad iminappasid. Kui nad millestki haaravad, on seda peaaegu võimatu lahti saada. Jah, neil gekkodel on kõigist tugevaim hammustus. Proovisin seda täna ise ja see polnud meeldiv. See suu näeb hirmutav välja. Püüdsin Toke Gecko anumasse ilma hammustust saamata ja jätkasin teed. Järgmisena selles panipaigas oli väike vann, mille sees oli midagi ootamatut. Oh, ma arvan, et see väike kilpkonn on lahe. Tundub, et meil on siin väike punajalg kilpkonna beebi, aga ausalt öeldes ma pole isegi kindel, kas ta on elus. Ta ei liigu. Oota, nüüd! Ta on korras! Ta liigub! Ta on elus! Tänu jumalale! Ma hakkasin juba natuke muretsema. Kui olin kilpkonna leidnud, olin valmis järgmise aediku juurde liikuma. Kuulsin liikumist ja mõistsin, et seal on veel palju kilpkonni, kes vajavad abi. Siin on veelgi rohkem. Vaadake, ma ei märganud teda alguses. Ta peitis end. Teine, punajalg, kilpkonn. See on veidi suurem kui esimene, aga ikka beebi. Nad kasvavad veel suuremaks. See on juba teine. Võib-olla on veel, vaatame. Oh, seal nurgas. Issand, siin on veel üks. Ei usu. See on seni suurim. Vaata. Ma olen šokeeritud. Ei oodanud seal nii palju leida. See näitab, et mahajäetud panipaigas võib olla mida iganes. Meil on veel palju puure uurida. Paneme tüübid konteinerisse ja jätkame.
siis komistasin suure terraariumi otsa ja ukse avades märkasin midagi pöörast. Vaata, Helen, siin on mingi sisalik. Ma ei tea, mis liiki see on. Pole varem sellist näinud. Ma tõesti ei taha praegu jälle mõne sisaliku käest hammustada saada. Nii, siin me oleme. Sain ta kätte. Sa oled ikka päris äkiline. Rahune nüüd maha, sõber. Vaata, kui pikk tema saba on. See on 3 korda pikem kui tema keha. Täiesti hullumeelne. Pole kunagi midagi sellist näinud. Väga lahe. Kirjuta kommentaaridesse, kui tead, mis sisalik see on. Midagi, mida ma nooremana õppisin, on see, et ma suudan sisalikud surnud mängima panna. Paned nad silili ja nad mängivad surnut. Ma sain sisaliku konteinerisse ja liikusin järgmise terraariumi juurde. Varsti leidsin veel midagi. Ei ole võimalik, Helen, vaata sinna, seal on puukonnad. Üks hüppas auku, seal on veel üks. Hullumeelne. Proovime ta kätte saada. Vaata, kui suur ta on. See on vist suurim puukonn, mida ma näinud olen. Okei, üks on siin, kus teine? Kas ta on siin sees? Ah, seal ongi. Otse seal, ta on palgi all. Ei või olla. Tule siia, sõber, me päästame su. Nii, saime ta kätte. See on hull, kutid. Neid kutsutakse Austraalia dampi puukonnadeks ja need on suurimad, mida ma näinud olen. Need tegelased on nii armsad ja ilmselt mul lemmik puukonnad. Vaadake neid nägusid. Need konnad olid tõesti lahe leid. Kohtume peagi mõne maailma kõige haruldasema ja surmavama konnaga ning hulga teiste pööraste olenditega. Peame edasi liikuma. Oo ei, kas see on see, mis ma arvan, kutid? See on äädikas skorpion ja üks suurimaid, mida olen näinud. Nendega peab olema väga ettevaatlik. Need putukad on tuntud, sest pritsivad kehast hapet. See on minuga varem juhtunud ja see pole üldse lõbus, nii et ma olen natuke närvis. Ma otsustasin igaks juhuks kindad kätte panna, sest neil putukatel on ka väga suured näpitsad, mida nad enda kaitsmiseks kasutavad. Õnneks oli ta rahulik ja roomas vaid mu käel. Olen lihtsalt rõõmus, et ta mulle hapet ei pritsinud. Noh, isegi kui ta on sõbralik. See on kõige õudsem putukas, keda ma näinud olen. Panen ta anumasse. Mul vedas väga, et äädikas skorpion mind ei rünnanud ega hapet silma ei pritsinud. Ma ei teadnud, et panipaigas oli veel palju päästmist vajavaid ohtlikke putukaid. Järgmisena läksin järgmise terraariumi juurde ja leidsin midagi vähem hirmutavat. Vau, mis see on, kutid? See meenutab salamandrit, aga ma pole sellist varem näinud. Vaata neid värve, see on lahe, kuigi ta tundub ohutu. Me vist ei peaks teda üles võtma. Ja see on sellepärast, et enamik salamandreid on tegelikult mürgised ja nad võivad oma kehast toksiini eraldada. Nii et jah, üllatus, üllatus, veel üks loom siin, kes võib meile kahju teha. Ma saan aru, miks see tüüp kõik need loomad pani paika peitis. Ma leidsin selle ohtlikuna ja jätsin salamandri tema terraariumisse. Liikusin järgmise akvaariumi juurde, lootes, et seal pole ohtlikku looma. Olen praegu nii närvis, kutid. Ma veel ei näe midagi, aga see võib olla palgi all peidus. Tõstame selle üles. 3, 2, 1. Mis see on? Seal sees on midagi. Sisalik. Ta peaaegu põgenes, aga sain ta kätte. See on hullumeelne. See meenutab seda pikliku sabaga sisalikku, mille leidsime. Ma ei usu, et see on sama. Sellel tüübil on lühem saba ja ta tundub teistsugune. Ta just hammustas mind. Miks kõik loomad mind hammustavad? See on hullumeelne. See on kindlasti veel üks haruldane sisalik. Ma pole seda kunagi varem näinud, nii et ma arvan, kommenteerige allpool, kui teate, mis see on. Panin ta väikesesse anumasse ja jätkasin otsimist, kuni leidsin seni surma vaima looma. Oh ei, seal sees on 100-jalgne ja ma arvan, et see on väga mürgine. Ei, aitab, ma ei suuda seda teha. Ei, aitab, ma lähen minema. Jah, ma olin nii hirmul, et lahkusin laost, aga siis sain aru, et seal on veel palju loomi, kes vajavad minu abi. Seisin hirmudele vastu, läksin sisse ja sain 100-jalgse edukalt konteinerisse. Oota, okei, ta on sees. Ma ehmusin korraks, arvasin, et ta pääses minema. See on tegelikult hullumeelne. Jah, just nii, ma ei karda sind. Okei, võib-olla natuke kardan. Olen lihtsalt õnnelik, et me ta akvaariumist välja saime. Sellel polnud isegi kaant peal. Ma arvasin, et ta hüppab kohe välja. Vaata, seal on tema kihvad tegelikult näha. See on täiesti hirmutav. Sa ei taha selle käest hammustada saada.
seejärel leidsin teise anuma, mis sarnanes salamandri omaga, aga seal oli midagi muud. Tundub, et siin on väike kilpkonn, see on nii lahe. Ma olen lihtsalt õnnelik, et see ei ole jälle mingi putukas, eks? See väike pehme kilpkonn sai nime, sest tema kilp on pehme, erinevalt teistest kilpkonnadest. Neil kilpkonnadel on maailma pikim kael kõigi kilpkonnade seas. Kuigi ta on praegu väike, kasvab ta väga suureks. Kindlasti panen ta oma tiiki. Ta saab kasvada võimalikult suureks. Nagu salamandri puhul otsustasin ka selle tegelase praegu terraariumisse jätta. Järgmisena liikusin kirstukujulise juurde. Tead ju, kuhu surnuid pannakse? Nii et jah, mul pole selle suhtes eriti hea tunne. Ma värisen praegu, sõna otseses mõttes. See on nii hirmus ja imelik, ma ei näe midagi. Kas keegi on siin? See on nüüd tühi. Kuigi ma kohe midagi ei näinud, võib siin siiski midagi maa all elada. Nii et ma hakkasin ringi kaevama, kui äkki see juhtus. Issand, mis toimub, kuulge? Ma avasin just salaukse. Kas te näete seda? Ma arvan, et ma tean, mis see on. See näeb välja nagu luuk. Selle ehitas Lou Gamblik. Kui sa ei tea, mis see on, siis see on põhimõtteliselt ämblik, kes ehitab päris luuke maa sisse. Nad ootavad sees, kuni miski peale roomab, siis hüppavad välja ja püüavad kinni. Kui te mäletate, siis mõned kuud tagasi ostsin ma endale tegelikult Lou Gambliku lemmikloomaks, aga see oli alles väike beebi. See siin on kindlasti palju suurem, kui vaadata, kui suur auk on. Okei, ma proovin ta välja meelitada. Nii saaksime teda paremini näha, sest praegu ei näe ma peaaegu midagi. Vaatame, kas tema lõksuuks on siin, tema auk on ilmselt just siin. Issand, oota, seal ta on, ta tuleb välja. Kuulge, see asi on tohutu, ei ole võimalik te kõik. Ma ei oodanud seda. Ta on umbes 4 korda suurem kui see, mis mul on, ja see siin on oranž. See, mis mul on täiesti must. Kuulge, ma arvan, et leidsime üliharuldase lõksuämbliku. Ta paanitseb, ma ei taha, et ta põgeneks. Palun, mine tagasi oma auku. Issand, seal ta läheb. Ta läks otse sisse. See on uskumatu. Ta teadis täpselt oma ukse asukohta. Arvan, et lõksuämblikud on mu lemmikelukad üldse. Nad on nii põnevad, kuidas nad oskavad lõksuuksi teha. Mina ei suudaks seda. Ma otsustasin ämbliku lihtsalt sellesse terraariumisse jätta, sest see on tema jaoks ideaalne väike kodu. Liikusin edasi ja sattusin kohe järgmise hullumeelse looma peale. Te naiatate, see pole võimalik. Leidsime just minu lemmiklooma ja nüüd ka teise lemmiklooma. Siin on 2 noolekonnet, aga ma pole neid sellist värvi näinud. Need on nagu rohelised ja mustad, kuid tavaliselt leiame vaid siniseid, seega on need väga haruldased. Kuna need noolekonnad on üsna väikesed, pean veenduma, et ma neid ära ei kaota. Võtsin nad hoolikalt ja panin ükshaaval väikesesse anumasse. Ma olen praegu nii õnnelik, ma ei suuda uskuda, et me just leidsime mürgiseid noolekonnasid. Ma just meenutasin, et meil on endiselt see anum maoga. Olin selle täiesti unustanud. Kuid enne, kui me saame selle anum avada, on meil veel mõned loomad päästa ja need lähevad aina pöörasemaks ja pöörasemaks. Leidsin salapärase sisaliku, keda pole varem näinud. Kommenteeri all, kui tead, mis liik see on. Hiljem leidsime ka albiino Aafrika küüniskonna, mis oli ilmselt suurim, mida ma olen näinud. Sellega asi ei lõppenud. Järgmise terraariumi avades leidsin selle. Uskumatu. Kas see on see, mida ma arvan? Ma arvan, et see on väike Uromastixi beebi. Ta on armas. Need sisalikud on üliägedad, nagu päriselus dinosaurused. Vaadake, kui ogaline tema saba on. Ma pole kunagi nii väikest näinud. Ta on tõesti armas. Oleme kõik selle laual olevad puurid nüüdseks uurinud. Ma ei teadnud, et laua all oli veel palju loomi. Ma leidsin sõna otseses mõttes selle kasti, mis oli täis karpe ja sees olid, nagu te arvasite, veel rohkem putukaid. Teete nalja või? Mis praegu toimub? Siin on nii palju tarantleid. Vaadake, kui suur see on. Te teete nalja. See on peaaegu 2 korda suurem kui see esimene, mille me leidsime. Meil on 1, meil on 2, 3 linnusööjat tarantlit. Mida ma nüüd kõigi nendega peale hakkan? Ma ei öelnud, aga kui me viimase leidsime ja ta viskas mulle karvad peale, hakkas mul hullult sügelema. Nii et jah, ma ei hakka neid konteinerid avama. Need jäävad praegu siia sisse.
jätsin hiiglaslikud ämblikud kõrvale ja uurisin kasti, kuid teised konteinerid olid tühjad. nii et ma liikusin edasi ja järgmises puuris oli seni üks kõige hullumeelsemaid loomi. Siil sees on midagi. Ma ei tea, mis see on. See meenutab rotti või jänest. Mul pole aimu, aga arvan, et teada saab vaid seda kinni püüdes. Tõstsin palgi ja haarasin looma kinni. Algul arvasin, et see on jänes, kuid lähemal vaatusel selgus, et see oli hoopis midagi haruldasemat. Oodake, kas see on tšintšilja? Ma pole päris elus seda näinud, aga olen üsna kindel, et see ongi. Tšintšiljad on looduses kriitiliselt ohustatud. Inimesed jahivad neid karusnaha pärast, mida kasutatakse kasukateks. See on väga kurb. See, et leidsime hüljatud panipaigast ühe tšintšilja on uskumatu. Arvan, et see võib olla mu lemmikelukas siiani. Ta on lihtsalt nii armas. Ära muretse, sõber, me just päästsime su. Ma panin tšintšilja ettevaatlikult anumasse ja jätkasin otsimist. Sain aru, et aidikus, kus ta leidsin, oli veel teine osa, nii et seal võib olla veel üks. Kui palgi üles tõstsin, ei leidnud ma midagi, mis tähendab, et see, mis seal oli, võis olla põgenenud. Ma otsustasin lõpuks minna panipaiga viimasesse aidikusse, mida kogu video vältel olen kartnud. Noh, sõbrad, lõpuks on aeg teada saada, mis see koletu madu on. Olen seda videos vältinud, kuid peame selle siiski tegema. Nii et mul on oma maokindad ja ma leidsin ka selle, mis minu arvates on maokonks. Ma arvan, et see aitab madu püüda. Võib-olla kasutan seda. Ma ei näe veel midagi, aga sealt sees on päris pime. Ma arvan, et ma suunan taskulambi sisse ja vaatame, millega meil tegemist on. Oh, issand, miks ma seda teen? Mul pole aimugi, mis madu see on, aga see näeb hirmus välja. Tule, sõber, kõik on korras. Oleme siin, et sind päästa. Panen maokonksu sisse ja vaatame, kas saame ta kätte. Kas sa nägid seda? Ta üritas maokonksu hammustada. See ei ole hea. Kõik on korras. Me oleme lõpetanud. See madu on tohutu. Suurim, mida ma näinud olen. Mida teha? See pole hea. Oh jumal, kutid, ma ei suuda seda teha. Oh issand. Okei, mine tagasi sinna. Mine tagasi. See tekitas mulle peaaegu südamerabanduse. Okei, ma pean pausi tegema. Okei, noh, me tegime väikese pausi, ma olen selle peale mõelnud. Ma ei usu, et see maokonks töötab, seega me ei kasuta seda. Ma arvan, et parim tegevus praegu on lihtsalt see asi kinni haarata. Ma pean selle siiski pea tagant kinni võtma. Kui ma seda ei tee, keerab ta end ümber ja hammustab mind. Kas sa nägid, kui kaugele ta hüppas? Nii, nüüd tuleb ta kinni võtta. Ma ei suuda uskuda, et ma seda teen. Ta pole rahul. Okei. Subscribe down below and yeah, I'll see you in the next one. Sain ta kätte. Tule nüüd. Tule, ma sain su kätte. Lähme. Sa tuled minuga. Ma ei saa. Ma sain mao kätte. Ta on praegu mu jala ümber. Mida ma teen? Oh, ma ei mõelnud seda läbi. Mul pole õrna aimugi, mis madu see on. Ma pole seda varem näinud. Näeb välja nagu kobra. Hullumeelne, et selle päriselt kinni haarasin. Kuulge, kutid! See madu on vähemalt 3 meetrit pikk ja suurim, mida olen näinud. Oh, issand, vaadake seda! See on nii suur! Okei, ma ei tea, kuhu teda panna. Ma arvan, et mul on üks väga suur maokott. Ma proovin ta sinna sisse saada. See ei saa olema lihtne, aga ma proovin. See võttis aega, kuid sain selle koletise maokoti ilma hammustada saamata. Jah, sain ta kätte. Me tegime ära. Oh, issand. Noh, kutid. Ma arvan, et võib julgelt öelda, et see oli üks minu kõige hullumeelsemaid videoid siiani. Maha jäetud panipaigast leidsime nii palju uskumatuid loomi, oravaid, surmavaid putukaid, ohustatud liike ja kuni 10 jala pikkuseid madusid. Pean mõtlema, mida nendega peale hakata. Kommenteerige, kui soovite mõnda päästa, eks saab mõne ära anda. Pange like, kui meeldis. Tuli kalbul. Kohtume järgmises videos.